Ma alustan sellise banaalse küsimusega, mis asi on vähk? Vähi kohta on olemas väga peeneid diagnoose, aga iseenesest minu hinnangul on vähk organismi kontrolli alt väljunud meie oma organismi rakud. Kas ma kujutan ette, et te olete seda tööd tehes hästi palju mõelnud selle peale, mis see vähk on? Et kas see on omamoodi nagu mingisugune ebaõnnestunud eluvorm või parasiit, kes sööb ära oma peremehe või sellist asja on ju looduses palju, et keegi elab kellegi kukil või keegi sööb kellegi ära ja kasvab ise kellekski, aga et ta nagu sööb ära ka oma peremehe, kas ta nagu ikkagi on nagu eluvorm, uus eluvorm? See on tegelikult väga huvitav mõte ja ma olen mõnes mõttes samas suunas ka mõelnud. Minu hinnangul on vähk tegelikult, see muidugi ei ole teaduslikult põhjendatud, aga ma spekuleerin. Minu hinnangul on vähk organismi või ütleme siis rakkude soov taastada ainulakne ürgookeani olukord. See on olukord, kus kohas ükski teine rakk ei kontrolli nende tegevust ja ainuke asi, mis nende mõtetes või nende plaanides domineerib, on soov paljuneda, ellu jääda ja võita surma üle paljunemisega. See tähendab, et just nimelt see aspekt, mis on seotud paljunemisega ja resistentsusega keskkonnafaktoritele, kaasa arvatud meie manipulatsioonid, on eriti arenenud. Vaat kui nüüd mõelda selle peale, et võib-olla see midagi sellist on, kui see oleks midagi sellist, siis kas need vähiuuringud, mida tänapäeval tehakse, kas need lähevad üldse õiges suunas ja kas ei ole mitte lootusetu võitlus palju ürgsema ja palju suuremaga, kui inimene on? Poliitiliselt korrektne on öelda, et see ei ole niimoodi, me oleme teinud suur edusamme, see kõik on õige, aga teatud mõttes see hirm ei ole mitte põhjendamata. Vähk on ikkagi osa, sedavõrd orgaaniline osa meist, et väita, et me kunagi vähist täielikult vabaneme või üldse kasvavad, sest kõik kasvavad ei ole ju vähid. Ka organismi taastumine peale näiteks vigastamist äralöömist on samuti mõnes mõttes ju vähk või antud juhul küll kontrollitud kasv, aga siiski. Nii et teie mõte võib olla mõnes mõttes õige. Järjekordselt banaalne küsimus, miks vähki on raske ravida ja diagnoosida? Seda on meile juba öeldud, et on 250 erinevat haigust, aga ikkagi. Kes seda numbrit täpselt teab, aga nagu mingi numbri peab ütlema, et siis ta võibki niimoodi olla. Põhiline probleem vähiravis ja üldse diagnoosimises ja üldse vähiga tegelemises on spetsiifilisus. Kuidas tabada kasvajarakke ja säästa organismi oma hidrakkused. Samas mingid ravimid on ju olemas ja need samad ühesugused ravimid veel mõjuvad inimestele täiesti erinevalt. Et kas ei ole nagu selline lootusetu ookean selle teemaga tegelemiseks? See muidugi on õige. Asi on selles, et tegemist on meil kümnete ja sadade muutuvatega võrreldes süsteemiga matemaatiliselt väljendades. Ja see tähendabki seda, et me saame teatud asju mõõta, teatud asju oma teaduslike metodoloogiatega uurida, aga alati jääb väga suur heterogeensus inimestel esinevates kasvajates, ravimites, farmakogeneetikas, kas see ravim mõjub sellele inimesele sedamoodi, nagu me loodame, kas need ensüümsüsteemid, kus kohas see ravim läbi käib, on sellel inimesel just nimelt sellised, nagu nad olid teistel inimestel, kas ravim jõuab kasvajasse kohale, nii nagu me tahaksime. Seal on väga palju muutujaid selles süsteemis ja me saame ikkagi rääkida statistikast, me saame rääkida mingisugustest trendidest, aga iga vähk ja iga vähiravi on individuaalne. Mis on siiski see, mille kohta võiks öelda, et on selles ravis positiivset? Kas reaalselt eksisteerib ikkagi ka midagi enamat kui seesama keemiaravi ja kiiritusravi ja kirurgia, mis tundub juba minu vanusele inimesele, et on kiviaegne asi, et see oli ka siis, kui mina olin laps. Kui me nüüd natukene abstraheerime, siis me saame aru, et igasugune vähiravi on oma olemuselt sütoreduktsioon. Mis see tähendab? Mis tähendab kasvajarakkude hävitamine. Me võime need välja lõigata kirurgiliselt, võime neid kiiritada ja nende elutegevust sedavõrd halvendada, need ära surevad kiirituse tulemusel, võime neile mõjuda keemiaraviga. Tulemuseks on vähirakkude ideaalolukorras selektiivne, suhteliselt selektiivne hävitamine. Ja kuidas me ka ei nimetaks neid tegevusi, kõikide eesmärk on säilitada organismi oma rakke ja hävitada vähirakkud. Aga mis on uut? Kas vastab tõele, ütleme selline skeptikute väide, et tegelikult ei ole vähiravis mitte kusagile jõudnud?
võrreldes nüüd? No selle küsimuse võib ka püstitada, kas üldse maailm on arenenud, eks, kas me üldse kuskil oleme jõudnud. Seda küsimust tavaliselt küsitakse intrigeerimise eesmärgiga, et tekitada huvi teema vastu. Ajakirjanikud küsivad seda väga sageli ja selles mõttes see kõlab väga uhkelt. Oleme ikka jõudnud. Küsimus, kus me tahame jõuda ja kus me pihta hakkasime, aga seda on väga raske sageli määratleda. Oleme jõudnud küll ja ravi on ikkagi muutunud selgelt efektiivsemaks. Seda näitavad tegelikult ka suured uuringud, et vähihaigete ütleme siis tervenemise protsent või siis pikaaegse elulisuse protsent on järjekindlalt tõusnud. Mille arvelt ta tõusnud on? Vot siin on hästi palju, mina isiklikult usun, see pole ka väga populaarne arusaamine, aga ma arvan, et oluline on arendada nii kaugele arenenud vähijuhtude ravi, kus on väga suured edusammud tehtud maailmas. Aga kindlasti väga palju või võib-olla isegi mõnevõrra rohkem me võidaksime vähi parajases avastamises. Suunates raha, jõupingutused. Ma veel kord ütlen, et see ei tähenda, et me peaksime oluliselt või väga palju vähendama jõupingutusi kaugele arenenud juhtude käsitluses. Aga suunates rohkem tähelepanu varajaste vähijuhtude avastamisele või isegi vähieelsete muutuste avastamisele ja ravile. Kindlasti me saavutaksime eludes või siis ütleme terveks saamistes rohkem isegi kui lõputult panustades kaugele arenenud juhtude ravisse. Aga tundub, et see on nagu ilmselge asi olnud ka täiesti võhikule ja see ei saa toimida, kuna see tähendab raha, mida ei ole. Ütleme, tänapäeva meditsiinisüsteemis ka siin Eestis, mis on ju tegelikult meeletult arenenud, katsu sa minna perearsti juurde ja öelda, et teeks õige umbes 250 erinevat testi ja vaataks, et ega mul pole mingisugust vähki esimeses staadiumis. Perearst on see vaenekene, kes peab kõik esmased probleemid ära lahendama. Süsteem on tõesti nii üles ehitatud, perearst oleks see esimene väravavaht või regulaator, kes inimesi suunab. Muidugi, kui nüüd rääkides varajast avastamisest või siis screeningust näiteks, teatud vähijuhtude puhul on see selgelt ja siis teaduslikult tõestatud, et see on efektiivne. Aga uuringud näitavad, et perearst peab olema screening-programmides osaline, aga screening-programm peaks olema ikkagi tsentraalne programmiline ettevõtmine. Kui neid vähke on nii palju, kuidas moodi siis üldse saab neid skriinida? On erinevaid kasvajaid. On olemas teatud kasvajad, mille puhul skriiningud on eriti efektiivsed ja on kasvajad, mille puhul skriiningud ei ole tõestatud efektiivsed. Näiteks? Kui me räägime negatiivsest näitest, näiteks selline oluline ja tegelikult ka äärmiselt letaalne, ehk siis surmaga lõppev sageli kasvaja on kõhunäärmevähk, mille puhul screening metoodikat siiamaani ei ole osutunud efektiivseks, kuigi tegemist on ka meie tingimustes näiteks 3. kohal paikneva sagedusega kasvajaga seedesüsteemi kasvajate hulgas. Tegemist on olulise probleemiga, aga screening ei ole efektiivne. Samal on näiteks jämesonevähi puhul, mis on meil kõige sagedasem seedesüsteemi pahaloomune kasvaja ja 3. kohal üldse pahaloomulisest kasvajatest. See tähendab väga oluline tervishoiuprobleem, mis neelab miljoneid ja miljardeid maailmas kaugele arenenud juhtude ravi koha pealt. On olemas väga konkreetsed screening-programmid, mis näitavad efektiivsust vähisuremuse ja vähiesinemuse vähenemisel. Et tegemist on sellise paikmega, kus screening on efektiivne. Ja mis kõige olulisem, nende kasvajate puhul me saame eemaldada ja ravida vähieelset muutust. Kas ma saan aru, et screenitakse ikkagi neid vähijuhtumid, mis on väga levinud? Lihtsalt tekib see küsimus, et kui ma olen nüüd tohutult muretsen oma tervise pärast, mis on õige, käin rinnavähi kontrollis kord aastas, ma ei tea, soolikute kontrollis, kõikvõimalikes kontrollides, siis see on ju tegelikult hullumeelne mingis mõttes, sest et mõelda, kui palju ma kulutan sellise kartmise ja enda kontrollimise peale ja kellel ja kus see raha võetakse kõik inimesi kontrollida. Screenimine või üldse screeningu mõttekus on väga konkreetselt paika pandud asi. Ja loomulikult ei ole võimalik, nagu ma juba ütlesin, enamus vähivormide puhul ei ole efektiivse screening-programmi. Ja me ei saa vähiriski, sest tegelikult kõrvalepõikena tuleb ära mainida kõige suurem vähirisk. Lisaks paljudele muudele faktoritele on vanus. Mida kauem me elame, seda suurem on meil vähirisk. Me ei saa kõiki vähiriske kõrvaldada. Me saame teha oma parima. Oma parim, see tähendab seda, et riik peaks toetama screening-programme, mis on selgelt näidanud efektiivsust. Seda on võimalik mõõta. Kui palju neid vähke on, mille puhul see screenimine, ütleme, on tavaks ja toimib? Tegelikult nimetatakse 3 paiget. 3 paiget, mille puhul on kõige tugevam tõenduspõhisus. Jämesolevähk,
rinnavähk, emakakaelavähk. Vaidlusi ja võib-olla mõnevõrra nõrgemat tõenduspõhisust on välja toodud eesnäärmevähi skriinimisel, seal on mitmeid muid aspekte. Kuigi programmilisena ja õieti teostatuna võib ta olla efektiivne ja viimasel ajal on räägitud mõnevõrra rohkem ja on ka esimesed uuringud, mis seda tõestavad. Räägitakse ka siis kopsuvähi skriinimisest, aga esimesed 3, mis ma mainisin, on konkreetselt tõestatud, efektiivsed, kuluefektiivsed ehk siis kokkuvõttes raha säästvad. Marko Reipkop küll küsis, kuid ei pannud tähele, et ei vastanud. Et kuidas moodi huvitav meelitada inimesi soolevähi skriiningule, mis on ju jube protseduur? Te ütlesite välja ühe olulise aspekti. See on niisugune asi, mida on äärmiselt raske vastata ühe lausega. See on terve programm. Ja kui me vaatame, milleks kõigeks on võimalik inimesi meelitada, siis ära kasutas näiteks poliitikute kogemusi, ei ole mingi küsimus ka soolevähi programmi algatamine. Siin on väga palju aspekte, avalikkuse teavitamine, protseduuride muutmine kvaliteetseks ja valutuks, mis on tänapäeval täiesti võimalik ja palju erinevaid aspekte. Ühesõnaga sellele tuleb läheneda mitte üksiküritaja seisukohast, mitte kellegi entusiasti sellise ennast salgava tööga, et see tuleb seada üles ikkagi riigi poolt finantseeritava ja eelkõige toetatava printsiibina ja lähenemine peab olema programmiline. Kõiki aspekte tuleb valgustada, selgitada, parandada ja nagu näitab paljude riikide kogemus, asi on täiesti teostatav. Et saadame Andrus Ansipi esimesena sellesse proovi ja siis näitame, et peaminister käib, võivad teised ka minna. Ma ei näe põhjust, miks ta sellega hakkama peaks saama. Ja, kui rääkida esimesest staadiumist, siis kui palju on neid vähke, mille puhul võiks öelda, et kui me leiame selle üles esimeses staadiumis, siis tänapäeval saab tõenäoliselt terveks või kujuneb sellest lihtsalt krooniline haigus, millega saab koos elada? No ütleme niimoodi, et vähki oma olemuselt või definitsiooniliselt tähendab tegelikult siis kattekudelist lähtuvat kasvajat. Ja on kasvajaid, mille puhul esimene staadium on kõigest hoolimata suhteliselt olulise suremusprotsendiga, aga enamus kasvajate puhul me ikkagi saavutame esimese staadiumi avastamisel ja ravimisel ikkagi 80-90% ligidal raviefektiivsuse. Ehk lihtsalt öeldes, kui meil on 100 esimese staadiumi patsiente ja me ravime neid, siis 80-90% nendest saavad terveks. Ja ikkagi on mõned vähid, mille puhul on suht 100%, et ka esimeses staadiumis on minek. See hakkab tegelikult, see natukene nüüd jõuab välja selle filosoofilise küsimuseni, et on autoreid ja vähiuurijad, kes leiavad, et vähk on süsteemne haigus kohe algusest. Ja väga paljud prekliinilised uuringud ka seda näitavad. See tähendab, et kasvaja levib organismis juba äärmiselt varajases staadiumis. Nüüd omaette huvitav teema on organismi ja vähi suhe. Rääkimata igasugusest ravist, lihtsalt organismi ja vähi suhe. Ja üha rohkem saab selgeks, et vähihaiguse individuaalses geneesis, siis kuidas siis konkreetsel inimesel konkreetne vähk käitub, on väga suur osa organismil, mis on iseenesest täiesti loogiline ja loomulik. Sõltub väga palju inimese eluviisist, väga palju immuunsusest. Geenidest. No kõik sõltub geenidest. Ja, aga kuidas, kui palju ja kas see on diagnoositav, mõjutatav ja kas sinna on haaratud üks geen, 10 geene, 100 geene, erinevatel ajahetkedel erinevad geenid. Me oleme äärmiselt ikkagi primitiivsed oma teadmistes veel ja meie skemaatilisus tegelikkuse kammitsemisel või tegelikkuse kirjeldamisel on muidugi see on kurb, aga midagi ei ole teha. See on üldse, kui minna natuke filosoofilisemaks, siis see on üldse abstraktse mõtlemise häda. Me saame ikkagi mõelda alati lihtsustatult. Siin varasematel võtetel on, mulle tundub, et ma olen asjast nii aru saanud, et mul on räägitud, et esimeses staadiumis vähk iseenesest ei ole nagu midagi hullu, et kui ta nüüd sealt nagu, kui ta on esimeses staadiumis ja kui ta saaks nagu täiesti välja lõigata, siis ta on nagu 5 kopikaline sinu kõhus, ei midagi enamat. Aga teie ütlete, et ikkagi juba esimeses staadiumis ta tõenäoliselt hakkab levima. Et vähemalt on minu häda on see, et antud juhul, et ma üritan olla aus. Ja, mis ei tähenda, et minu eelkõnelejad poleks olnud ausad. Ma tahan seda väita seda, et igasugune skeem on skeem. See, mis on reaalne, dünaamiline elu.
miljonite muutujatega igal hetkel, mis intensiivsuses ja lokalisatsioonis muutuvad, võimatu on anda ausat vastust. Aga üldisi reeglina tõepoolest esimese staadiumi kasvaja on enamasti väike ja nagu ma ütlesin, peaaegu alati terveks ravitav. Kas see tähendab, et ühed inimesed räägivad ühte, teised teist sellel teemal, viitab ikkagi, ja kõik on suured asjatundjad, kas see viitab ka sellele, et vähist ikkagi veel ei teata piisavalt palju? No me peaksime kartma inimest, kes kõike teab. Et inimesed, keda iseloomustab mõistus ja keda iseloomustab kõrge intelligents, nagu enamus teadusega tegevad inimesi on, ei saa anda kindlaid vastuseid. Kõik tahaksid kindlaid vastuseid, aga neid on väga raske anda. Me saame olla ausad ja öelda, mida me teame. Mis tähendab ka seda, et ei saagi olla veel neid väga efektiivseid ravimeid, kuigi mingitel vähijuhtudel on. On väga suuri läbimurdeid. No, võib-olla siin mõned näited, näiteks, et on olemas niisugune kasvatüüp nagu gastrointestinaalne stromaalne kasvaja. No, mis see on inimkeeli? Selleks läheks tunnikene aega, et seda selgitada. Aga ütleme niimoodi, et see on üks väga hea näide näiteks, mismoodi on võimalik, mismoodi üks konkreetne rohi on muutnud näiteks täielikult arusaamist sellest kasvajaravist. Me küll ei saa rääkida tervenemisest, aga me oleme muutnud selle haiguse kontrollitavaks aastate pikkuseks perioodiks. Lihtsalt tablette või kapsleid võttes. Aga see on ainult üks näide. Üldine trend on ikkagi niisugune, et viimaseid võib-olla 10 aastat, võib-olla natuke rohkem, ikkagi iseloomustab nii-öelda märklad ravimite võidukäik. See on põhimõtteliselt teistmoodi lähenemine võrreldes varasemate keemiaravimitega. Ja paljuski pole nende ravimite kasutamine võib-olla see pole päris õige väljend. Ütleme niimoodi, et ootused algselt on olnud suuremad. Samas on need ravimid ikkagi väga palju muutnud vähihaiguse igapäeva olukorda. Ja tõepoolest paljude haiguste puhul me võime rääkida vähist kui kroonilisest haigusest. See tähendab 5, 6, 7, 10 aastat on vähk kontrollitav suhteliselt talutavate kõrvaltoimetega ja normaalse elu aktiivsusi säilitades. Tagasi rääkisime geenidest. Tänapäeval tehakse ju ka geeniteste ja see 10% vähist, mis on geneetiline, on tegelikult ju, ütleme, kui inimene läheb ja laseb selle testi teha, selge. Kui palju teie oma ravis kohtate patsiente, kes tulevad teile ja näitavad, et teate, mul on tegelikult geneetiline eelsoodumus selleks, ma olen teinud testi või kui palju te üleüldse sellist geneetikat kasutate? Eestis on kindlasti selline vähigeneetika, see on küll väga jõudsalt arenev, aga kui me räägime nüüd vähigeneetika avaldumisest igapäevapraktikas, siis see kindlasti, siin on ruumi paranemiseks. Kuna minu huviala on rohkem olnud seedesüsteemi, eriti jämesoole kasv, siis ma võin võib-olla mõnevõrra teadjamana rääkida sellest aspektist. Ja kui nüüd rääkitakse jämesoole vähist, siis on ikkagi olemas konkreetselt umbes 4–5% kõikidest jämesoole vähkidest on konkreetselt sedastatava geneetilise muutusega. Ja vist väga halva prognoosiga. Ja siin te eksite. Imelik küll, aga need kasvajad vähemalt on olemas niisugune kasvaja vorm, näiteks nagu Lynchi sündroom ehk metapolüpoosne pärilik kolorektaalvähk ja selle kasvaja puhul just vastupidi on prognoos üllatavalt hea, sageli ka staadiumist sõltumatult. Ütleme siis niimoodi, et nende kasvaja haigete prognoos, kui me asetame need staadiumid tavalise jämesoole vähistaadiumitega võrreldavasse olukorda, on sageli parem kui nii-öelda siis tavapärase või siis ütleme sellise mitte teadaoleva geneetilise põhjusega jämesoole vähi puhune prognoos. Nii et nad küll sageli diagnoositakse hiljem, aga terveks saamise protsent on päris hea. Ja oluline on see faktor, et tõesti isegi Eestis on võimalik neid konkreetseid geneetilisi mutatsioone määrata, mis kõige tähtsam, seda on võimalik teavitada inimesele ja informeerida inimest ja soovi võimaluse vajaduse korral ka inimese lapsi riskist tema tervisele ja on võimalik ellu viia siis õigeaegset jälgimisprogrammi nendel inimestel. Ja sellega me saavutame olukorra, kus meil on võimalik kasvaja avastada, teades juba seda riski. Näiteks on olemas sama Lynchi sündroom, millest me rääkisime, on teada, et umbes 70–80% inimesi, kellel on see geneetiline mutatsioon, elu jooksul saavad jämesoole vähi. Meile öeldi Vähiuuringute Keskuses, et see protsent on lausa 100.
ma kujutasin ette, kuidasmoodi inimene saades teada, et tal on see eelsoodumus ja 100% ta sellesse haigusesse jääb, kui tore on siis nagu ikka keelada. 100% on jah, tavaliselt tuuakse välja on ühe teise polüpoosi sündroomi puhul, aga ütleme niimoodi, et see on selgelt vähemalt 4/5. Jah, et risk on väga kõrge. Ja teades sellist riskiastet ja teades seda, et pärilikkuse protsent on siis nii-öelda siis 1/2, ehk siis 50%, siis see on, ma arvan, küllalt piisav põhjus, et see test teha ja mõelda selle peale, kas lastele rääkida, kuna rääkida, kuidas rääkida ja sellega võib-olla nende elu päästa kunagi. Mismoodi see välja näeb, kui inimene tuleb teie vastuvõtule, tal on teatud kahtlused, mismoodi te teda kontrollite? No loomulikult me vestleme patsiendiga, kui tema kahtlused on põhjendatud või kui patsient on juba varem uuritud sellesuunaliselt, siis me teeme ära teatud kompleksi uuringud. Eesmärk on siis kõigepealt kinnitada ümber lükata kasvajadiagnoos. Me peaksime seda tegema võimalikult kindlalt. See tähendab seda, et me teame, et vähiravi on tõsine ettevõtmine, ka vähiuuring on tõsine ettevõtmine ja meie tegevused peavad olema põhjendatud. Ja me teeme ära siis uuringute plaani. Ja tavaliselt on eesmärk siis, nagu ma juba ütlesin, kinnitada ümber lükata kasvajadiagnoos ja kui see kasvajadiagnoos kinnitub, siis ka hinnata tema võimalikku kliinilist staadiumit, see tähendab tema levikuvastet ja vastavalt sellele siis teha otsus tema edaspidises ravi osas. Raviotsus tavaliselt me üritame teha kollektiivselt. See tähendab, et inimene peaks, see on minu sügav veendumus, peaks mingil hetkel saama kollektiivse raviotsuse. See tähendab mitte ühe inimese otsusest sõltuv edasine raviplaan, vaid kogu selle raviasutuse nii-öelda siis ajupotentsiaali kehastus, milleks on sageli konsiilium, eks ju, peaks selle inimese juures vähemalt korra läbi käima. Inimese põhimõtteline raviotsus võiks läbi käia kollektiivse otsuse filtrist. Ja seejärel juba vastavalt nendele leidudele siis on olemas igale staadiumile omaette lähenemine, siis juba vastavalt meie kogemusele ja ravijuhistele ja uuringutele ja teadmistele selle kõige kohta me teeme omad otsused. Nii, oletame, et konsiilium on otsustanud, et peaks teid ikka kindla peale kontrollima. Mis saab edasi? Mis saab sellest inimesest edasi? Kui me nüüd tõepoolest õnnetuseks diagnoosime kasvaja ja tõepoolest teeme ära uuringud ja leiame näiteks, et tegemist on lokaalse haigusega, see tähendab, et kasvaja ei ole mitte levinud kaugmetastaasidena teistesse organitesse, vaid on algkoldes. Ja siis tavaliselt, kui nüüd rääkida näiteks lähemalt jämesõlevähist, siis esimene ravivalik, mis me ikkagi pakume, on operatsioon, operatiivne ravi. Mitmete paikmete puhul, no näiteks pärasole puhul, on siis jämesõle lõpuosa puhul, olulise komponendina ravikompleksi kuulub ka kiirustusravi, just viimaste aastate uuringute valguses. Aga operatsioon on ikkagi võib ikkagi öelda, kui nüüd on võimalik eristada nii-öelda olulisuse järgi erinevaid ravimodaalsusi, ravimeetodid, siis kirurgiline ravi on ikkagi tänapäeval endiselt jämesõlevähi ravis äärmiselt olulise tähtsusega. Mina olen aru saanud, et see on selline protseduur, kus inimene peab kannatama kellelgi suurt valu ja teda ei panda isegi magama. Siin me nüüd räägime ikkagi veel osana uuringutest. Kõigepealt ju on uuringud, mis on iseenesest juba päris elavas. Koematerjali saamisest, et siis loomulikult enamasti on vajalik endoskoopiline protseduur. See tähendab, et on vajalik spetsiaalse kaamera, spetsiaalse instrumendiga jõuda kasvajani, hinnata seda kasvajat ja võtta sealt proovitükk. Ja tegelikult on see protseduur, ma võin seda üsna julgelt väita, tänapäeval piisava professionaalsuse ja piisava soovi korral, mis enamasti on olemas, tehtav kas väga väikese või siis ka praktiliselt ilma valuta. Aga patsient on ikka, ütleme niiviisi, kas see on valuvaigistiga asi siis või on see siis magama, ma ei tea, see kõlab lollilt, nagu inimene pandaks nagu koer magama, aga magama ei panda. Seal on väga erinevaid aspekte, mis selle valu ja selle ebamugavuse annavad. Ja tegelikult see õige või siis valutu ja võimalikult normaalse inimväärikust säilitava protseduuri tegemine hakkab pihta juba esmasest suhtumisest. Selgitamine käib ja kuidas see kõik on, aga klassikaline skeem on ikkagi intravenoosse ehk siis veenisisese rahustava ja valuvaigistava preparaadi manustamine, et inimene on küll üleval, aga ta on oluliselt langenud valutundlikkusega ja sageli ka, ütleme siis poolunes. Et selles mõttes see on niisugune tavaline, ütleme, me kasvame sõna sedatsioon.
mina olen kusagilt lugenud neid saateid ette valmistades, et inimene peabki valu tundma, et arst teaks enam-vähem, kui palju ta tohib seal, ma ei tea, soolikaid venitada. Et see aeg on läbi, eks? See ütleme niimoodi, ei ole päris vale, aga inimene muidugi ei peaks valu tundma. Ütleme niimoodi. Teatud olukorras tõepoolest, teatud olukorras tõesti on selline kerge valutunne vajalik, aga üldine püüdlus peaks ikka olema suunas, kui inimene ei tunne valu. Ja see on tänapäeval saavutatud. Te sõidate nüüd seal kaameraga ringi või mis te täpsemalt teete? Sõidate kaameraga ringi ja ühtlasi saate võtta siis, mis seal otsas on? Seal on kaamera ja seal on ka vist, ma kujutan ette, mingisugused käärid, millega saab siis võtta. Mõnes mõttes eks ta niisugune toruinstrument ole, et seal on tõepoolest olemas valgust juhtiv kaabel, sees on olemas spetsiaalne kanal, kus saab viia siis pikad biopsiatangid läbi ja nendega me saame siis võtta koetüki. Seda lõikamist inimene ka ei tunne, eks? Ei, koetüki võtmine on valutu, see ei ole probleem. Põhiline valu on tingitud soole õhuga täitmisest. Seda on ka võimalik teha vähem rohkem, see sõltub väga palju anatoomist, missugune on konkreetne situatsioon ja on väga palju muid asju, aga üldiselt see biopsia võtmine ise on valutu. Viimast kes ei tunne valu. See soolikas seal sees on ju kohutavalt pikk. Kas see tähendab seda, et millimeetri haaval või kuidas te seal nagu füüsiliselt siis üles leiate selle ühe võimaliku kolde ja mis siis saab, kui neid on palju ja kui palju neid üldse olla võib? No umbes 5% juhtudest me eeldame või ootame või võime näha kahekoldelist, siis rohkem kui ühekoldelist jämesole kasvajat. Jämesole kasvajat vesendab korraga mitu ühel inimesel. Ja, aga üldiselt on see niisugune omade nõksudega protseduur, kus mitte niivõrd see soole pikkus ei ole probleem, aga pigem probleemiks on teatud soole keerud või soole nurgakohad ja väga palju ka soole liikuvus. Ja paljude patsientide puhul näiteks eelnevad operatsioonid, kõhuõõnesisesed eelnevad protsessid, seal on väga palju selliseid muutujaid, mida on väga raske mittespetsialistil selgitada, aga mõnel inimesel on ta ka ilma valuvaigisteta praktiliselt valutu. Ja on inimesed, kellel on ka valuvaigistega võib-olla kerge valutunne, et see on väga individuaalne, aga laias laastus 1/3 inimesi vajab tõesti valuvaigistit. 2/3 eeldusel, et tegija on professionaalne, patsient on psühholoogiliselt normaalselt ettevalmistatud, saab hakkama isegi ilma valuvaigistita. Kuigi, ma veel kord kinnitan, inimesel on õigus nõuda valuvaigistit. Kui tihti on see protseduur kujuneb selliseks, et te kohe lõikategi? Et te vaatate, et mis pole seal mingit biopsiat vaja, et teemegi kohe operatsiooni ära, kui see asi on nagu juba käigus. Kui tegemist on ilmselgelt nii-öelda piirdunud protsessiga, siis väga sageli me teemegi otsuse nii-öelda totaalbiopsia ehk siis muutuse eemaldamise koha pealt ja eemaldame kohe ühe protseduuri ajal ka siis kahtlased ehk siis vähikahtlased muutused või ka vähieelsed muutused. Eesmärk on just saavutada sekundaarset profülaktikat, see tähendab, et eemaldada koht, kus kohast tulevikus võib vähk tekkida. Ja seda me üritame alati siis kas esimese või siis vajadusel, kui tegemist on suure muutusega, mis vajab eraldi ettevalmistust, siis juba tulevase protseduuri käigus ikkagi ära teha. See ongi üks selle meetodi tugevusi. Me saame koematerjali ja väga sageli saame ka eemaldada probleemi. Et väga sageli inimene läheb nagu tegelikult teada saama, mis tal viga on ja ühtlasi kõik ka likvideeritakse. Täpselt niimoodi, et see ongi selle meetodi, ütleme siis endoskoopilise meetodi niisugune võlu ja atraktiivsus. Et eeldusel, et ta on hästi tehtud, inimene on hästi vallutustatud, asi on hästi läbimõeldud, on võimalik ühe protseduuriga saavutada diagnoos, ka koeline diagnoos ja protsessi eemaldamine. Nii, nüüd te võtate ükskõik siis, kuidas ei ole läinud, kas võtate proovi või võtategi sealt kõik välja, mis edasi saab? Panete selle kilekotti või kuidas see käib? See proov läheb teatud lahusesse ja see proov viiakse patoloogia laboratooriumisse. Ja seal peale spetsiaalset ettevalmistust vaadatakse seda proovi mikroskoobi all. Ja klassikalise vana ära proovitud metoodika järgi siis diagnoositakse seal erinevaid muutuseid ja kui tegemist on pahaloomuse kasvajaga, siis niimoodi see ka kinni pannakse ja niimoodi me saame kõige kindlama vastuse küsimusele, kas tegemist on healoomulise või pahaloomulise muutusega. Kas sellised testid on 100% tänapäeval? Ükski asi ei ole 100%, isegi koloskoopine uuring ei ole 100%. Et võimalus eksida selle uuringul on umbes 2-3%. See tähendab, et vähk on olemas, aga ei nähta. Seal on väga palju põhjuseid, sageli on ettevalmistuse puudulikkus, vahel on olemas teatud kohad, mis on natuke pimedamad kohad. Ja kõik see on võimalik, aga üldiselt on see, kui miski asi on 100% lähedane, siis see vastus on 100% ligidane. Ütleme nüüd, et te olete lõiganud välja inimesel seal 2 kollet
vaadanud, et tegemist oli halvaloomuliste kolletega, aga te lõikasite need ilusasti ära. Tõenäoliselt on esimene staadium. Mis te patsiendile ütlete? Seal sõltub väga palju sellest, millised on teatud sellised, on võimalik teatud riskifaktorid määrata ja väga palju sõltub nüüd sellest. Kui need riskifaktorid on soodsad, siis vahel asi piirdubki ainult endoskoopilise eemaldamisega. Kui meil on põhjust kahelda milleski või on riskifaktorid ebasoodsad, siis tavaliselt sellele järgneb ikkagi operatiivne ravi. Mis see tähendab? Keemiaravi, kiirtusravi, sellist ravi jätkumist? Lihtsalt öeldes tähendab see kasvaja kirurgilist eemaldamist. Selles mõttes on ka tänapäeval väga palju paranenud. Esiteks on rohkem standardiseeritud kirurgiline tehnika. See tähendab, et kirurgilise ravi tüsistuste risk on oluliselt vähenenud ja ravi on efektiivsem. Ja kasutatakse suhteliselt palju tänapäeval ka laparoskoopilist metoodikat. Tõepoolest, kus ei pea enam kõhtu avama operatsiooni tegemiseks, vaid spetsiaalse instrumentaale, mida on võimalik väiksema traumaga samade efektiivsusnäitajatega saavutada kasvast tervenemine. Ma küsiks lõpetuseks, kui just Ene-Marisel pole veel mingeid küsimusi mulle lisada, tõelise blondi küsimuse. Kuna soolikaid on ju nii palju, nad on, ma ei tea kui pikalt, ma kujutan, et terve minu soolikad võiks terve selle toa täis panna, siis kas juhul, kui seal kusagil on kasvaja, kas vahelt ära ei või lõigata mingit tükki kindla peale? Te mõtlete juba raviks? Jah, et kui mul on seal kasvaja, et üks variant on käia seal selle skalpelliga sees ja lõigata neid tükke ära, et minna kindla peale, lõigata kohe mingi meetrine tükk vahelt ära. No tavaliselt me seda teemegi, et nii-öelda onkoloogilistel lõikustel ehk siis vähilõikustel on omad kindlad kvaliteedikriteeriumid, kuidas seda peab tegema. Ja eesmärk on ikkagi lõigata kindlasti puhaste piiridega, see tähendab piisava varuga. Ja väga oluline on ka võimalike nii-öelda mikrometastaaside eemaldamine koos lümfosilmedega. Vähikirurgia on täiesti väga kindlalt reeglitele tuginev ettevõtmine, kus on kõik väga täpselt paigas, et saavutada maksimaalne tervenemine, mida kirurgiline meetod võimaldab. Aga tavaliselt ikkagi väga sageli inimeste puhul, kes pöörduvad kaebustega, et kasvaja on juba vähemalt keskmise suurusega, teine kolmas staadium, enesele vähi puhul, on ikkagi ravi võtmesõnaks on niisugune peensõna nagu multimodaalsus, see tähendab kombineeritus. Väga sageli me kombineerime kirurgilist ja süsteemravi. Väga sageli ka kirurgilist ja kiirustusravi, saavutamaks võimalikult head tulemused. Selge.